mulle praegu kanaldatakse alla rahaenergiat. Inimesed ajavad taga raha, teadmata, kes see raha tegelikult on. Raha on Divine Mother, looja, Jumal, rahaenergia on Jumal. Rahaenergia tahab ise läbi sinu voolata, ise. Sa ei pea mitte midagi tegema selleks, et raha saada. Sa pead lihtsalt lõdvestuma ja hakkama jälgima, observeerima iseenda energiat ja ära tuvastama, mis on see rahaenergia, mis läbi sinu tahab voolata nii-öelda füüsilisse vormingusse siia maailma. Kes tahab läbi sinu voolata, võib-olla sa oled maalija, võib-olla sa oled laulja, võib-olla sa oled kanaldaja, võib-olla sa oled kirjutaja, võib-olla sulle meeldib tantsida. See on sinu jumalik anne, mille kaudu sa saad raha. Rahaenergia on Divine Mother, the Creator, the God. Rahaenergia tuleb ise sulle, kui sa hakkad järgnema iseenda energiale ja järgned iseenda sõrmejäljele, käpajäljele, sellele unikaalsele koodile, mis tahab läbi sinu tulla, mida sa teeksid isegi tasuta. Seda on vaja sul luua ja teha. Praegu näidatakse infot, et kui inimene näiteks, tal on mingid anded, aga ta ei anna seda maailma välja ja ta läheb näiteks hoopis kuskile poemüüjaks. Ma ei ütle, et see on halb. Ma olen ise olnud poemüüja, see on koristaja ja kõik jutud. Aga kui sa teed seda süstemaatiliselt, sul tuleb kogu aeg infot, mida sa tegelikult peaksid siia maailma andma, aga sa ei tee seda. Ja praegu näidatakse infot, et see on must raha, see on räpane raha, see on fake raha ja see on elutu raha. See, mida inimesed näevad paberina raha, on lihtsalt paber, see on nagu silmapete. Raha ei ole lihtsalt paber, see on püha, puhas, jumalik energia. Ma võiks öelda isegi kundaliini energia. Divine Mother. Ja ta on she, ta on naisenergia, ta on nagu naiselik. See on maailma kõige ilusam energia, mis on olemas. Ja kui inimesed arvavad, et raha on räpane, siis ei ole saanud aru raha olemusest. Ja see ei ole üldse rahas, vaid see on energeetiline vorm. Sa kas teed täna tööd, mis on tegelikult räpane ja põletab sinu hinge tuld ja eluenergiat, või sa joondud iseendaga, alistud sellele, milleks sina siia tulid ja sa saad kontakti selle püha energiaga. Raha energia on Jumala energia. The Creator, looja energia. Looja, kes on loonud kogu selle osakese siin miljoniks. See on rahaenergia. See on lihtsalt nii ilus ja see on nii võimas ja mul on nii kahju, et inimesed ei mõista selle sügavamat olemust, aga ma loodan, et läbi nende story'de saad kätte selle energia, mis muid siit praegu sulle tulla tahab. Leia üles see miski, mille jaoks sina oled siia tulnud ja järgne sellele. Raha on selle kõrvalprodukt. Sa ei pea teda taga ajama, raha tahab ise sind taga ajada. Just nii, kui sa tahad kontakti saada Jumala energiaga, mis on rahaenergia, selle kõige pühamas vormingus, siis küsi endal, mis on see, mida sa teeksid tasuta, ilma mitte midagi vastu saamata. Mis on see, mis sind paneb põlema, mis on see, mis sinu hinge sütitab. Minul on näiteks see minu leht ja minu jagamised, ma lihtsalt ei saa ilmas selleta. Mis on see sinul, mida sa teeksid tasuta, ilma mitte midagi vastu saamata. See on see, mida sa tulid siia maailma andma. Meil tahab täiega, energia tuleb läbi ja tahab pisaratena välja voolata. See on ilus. Tuleb praegu info ja selline lause. Hingepatt, see on hingepatt, kui sa ei järgne enda jumalikule juhatusele, miks sa siia tulid, see on hingepatt. See on hingepatt, see on hinge rüvetamine. Kuidas saada kontakti püha jumaliku rahaenergiaga? Ja kuidas näha läbi need lõksud, kuhu sinu inimmõistus on kukkunud, läbi selle, mida sulle on raha kohta siiani õpetatud, kuidas näha läbi need vale uskumused, vale programmid, vale õpetused, sest sa ei ole tulnud siia selleks, et lihtsalt
piinelda või ajada taga midagi teadmata miks.